No nii, no telekas tulin kalale ja päris kui vaatan, et hakkan püüdma, siis tuleb siit mingi ront ujub mööda, et tuli sealt poolt. Mõtlesin, et täna üldse ei filmi, aga mingid klipid ikka teen, et jälle üle pika aja tegelikult tulin nüüd uuesti kalale. Vahepeal, mis olid kalale käimisklipid, no näiteks Erjoga, see oli ikka väga vana video, mis oli tegemata lihtsalt. Aga tulin nüüd RV landiga püüdma ja keskendungi täna põhimõtteliselt ainult RV püügile. Kui landiga midagi ei juhtu, kui ära ei kao ja niimoodi. Aga ma ei hakka riskima visetega. Selle nimi oli vist Golden, kui õigest mäletan, landi nimi. Ja landiks on Golden ja ikka forell või ahven isegi, kui tuleb. Et läheb hetkel kinni ja vaatab pärast edasi jälle. Täna teen rohkem pilte kui videot. No nii, ja mis meil siin nüüd on? Näete ise ka, ja kaamerast on näha. Siin just üks suurem madu läks peitu ja siin on teine. Aga see ei ole rästik õnneks. Siis ma ei vaadanud, ma kuulsin, et miski sahises. Ma ise seisin sipelgapesas hetkel. Ja siin on ussid. Et jah, seal on suurem. Ai, seal on rästik. Suurem on rästik. Selle ma enne mõtlesin ka tee peal, kui siia sõitsin. Et on madusid ka, aga nii kaugele välja ei mõelnud, et ta siin sedasi võib olla. Kogemata läks kaamera vahepeal hästi korraks pausile. Kurja. Nii, aga jah, siin on päris kobe rästik oli. Läheb alla. Nii, ma üliväga nüüd loodan, et ma ei astu kellelegi peale siin. Kus ta on nüüd? Jep, sellepärast tasubki kahlakatega pigem kalal käia. Sealt ta ei hammusta niimoodi kohe läbi. Aga kui ma nüüd maole peale ei astu, siis ei juhtu midagi. Ja läheb vee poole praegu, ma ei tea, mis ta otsib sealt, aga. Ja kaks korraga, üks oli vist nastik ja teine rästik, sest vaiskuss näeb teistsugune välja. Ma ei tea, kus ta on praegu. Viska must üleval pool ka. Jah, kui nad ise ei oleks nendest märku andnud, siis ma oleks peale astunud neile. Ei tea, jah, kadus ära vist. Okei. No nii, nüüd vahepeal lasin endale kummikut tuua. Endal oleks liiga pikk sõit olnud, teistel on 5 minutit, mul on, ma ei tea, pool tundi. Ja avastasin siis niisuguse lahtisema mao mingi uru, ma ei tea, koobas, mis asi ta on, mingi tee maa-alune siis. Noh, nüüd on mitte nii väga maa-alune. Aga jah, siin kaldal oli neid päris korralikult. Kõik sordid olid ära, mis Eestis olemas on. Mis nad olid siis? Rästik, nastik ja vaiskuss. Aga jah, nüüd ma lähen siit alla jälle. Hetkel ma olen korra kaamerat töös, äkki tuleb veel midagi madugi. Siis jääb näha kaamerasse. Ja siis panen kinni ja püüan edasi. Et täna jälle telefoniga teen lihtsalt mingid klipid. Tulin rohkem püüdma kui filmima. Jah, hetkel ei olnud. Nii. Jah. No nii, vahepeal väikest kokkuvõtet, et nüüd natuke aega tagasi just nägin ühte haugi rahulikult ujumas. See oli kindlalt haug ja olen veel neid 3 kala. Aga ma ei ole ühtegi kätte saanud. Ja tundusid teised olevat forellid juba alguse poole pikemat aega tagasi. Aga mitte midagi. Ainus, mis oligi täna on maad. Ja jäälinnu ehmatasin ta enda pesast välja. Ja nüüd on tänane päeva hetkel veel ainus saak. On nüüd siin puu otsas mul, mida ma nägin kaugemalt ja nüüd võtan ära, kui kätte saan. On siis väike tsiigike, hästi imeliku peaga, ilusa peaga.
ja üks siuke tegelane läks mul siit veel mööda, nagu ma ei tea, paljud teavad, paljud ei tea. Mina enda arust vist sain just alles praegu teada. Ütles kohe ära, et mürakas, et kes teavad, on näinud tema postitusi kuskil, siis teavad. Mina hakkan siis uurima. Et kõva kalamees ütles ise, et ta on hästi kõva kalamees, et püüab kõike ja kõiki ja. Aga ma proovin nüüd selle, et ise sisse lendaks, vaatab. Raskem. Ühesõnaga praegu panen kaamera ära, filmib pärast edasi. Nii, ma alustan juttu kohe sellega, et tohutu suured tänud sulle RV selle landi eest. Et see selle saatis mulle, sest see tõi mulle elu esimese, ma olin just lootust kaotamas ja nüüd tuli elu esimene jõeforell ja ma nii väga lootsin, et see ei ole haug ja see on jõekas. Ja ma pole mitte kunagi elus saanud jõekat ega katsunud jõekat. Ja RV selle, mis ta oli, Golden Landiga siis. Nii, ja see kala tuli siis siit kuskilt keskelt, seal on mingi okson ja siit vahepealt, selle koha peal umbes seisingi vist. No nii, ja nüüd ma räägin veel ära, et mis seal jõe ääres veel oli, et eile sai käidud, täna lihtsalt teen video lõpu ära. Et seal, mida ma ei jõudnud siis rääkida, et ma nägin veel jäälindu ja mõtlesin ta algul enda pesast välja. Vaatasin, et super hea nagu kalaauk ja viskasin ja siis kuskilt koopast lendas välja järsku jäälind. Siis nägin jah seal haugi ujumas ja enne seda forelli. Täna tegin ta valmis ka, nüüd ma ei tea, varsti saab tund mööda juba, kui valmis sai. Tegemise aeg hakkas vihma sadama, praegu ka sajab uuesti. Et see, mis ma räägin nüüd? Enne seda, kui ma selle kätte sain, siis ma nägin veel vees enne seda teisi forelle. Aga nüüd, no mis oli... Ma ei ole nõus enam niimoodi kalale minema. Mul on nii raske püüda, et seal on mingi tamiil, mis läheb kogu aeg sassi lihtsalt. Mitte mingit võimalust ei oleks, et ta ei läheks sassi ja ta on liiga jäme, oleks peenem, aga mul hetkel ei ole. Aga nüüd ma lähen millegil poodi lihtsalt ja ostan endale uuesti nööri ja kui nüüd on ema nõus toetama, siis saan endale ka osta korraliku forelli püügivarustuse selles suhtes, et õngerulli ja ritverull ja nöör. Ja siis augiritva ka, augiritva rullile sinna ka nöör. Ja kahva kavatsen ka ära osta. Ja ma ei tea, ma ei oskagi midagi öelda. Midagi vist oli veel, millest tahtsin öelda, aga väga vahet täna. See ka veel, et nüüd, kes seda videot vaatavad, on ju. Esiteks ma mainin ära ikka, et minge mu Kalali Loodus Facebooki lehele ka siis ja minge sinna RV Facebooki lehele ja soetage endale sealt lante, sellepärast et sest need tõesti töötavad ja väga hästi. Ma tean, et raudselt töötavad teised landid ka, aga nagu mis ma oskan öelda, mina sain elu esimese forelli RV landiga, nii et ja lant ei on mul ise välja valitud, vaid lihtsalt saadeti, nii et see oli mulle nii-öelda surprise, nagu üllatuspakk, et mis seal sees siis on. Ja mul ei olegi nagu midagi. Ilm on muidugi tohutu ilus. Vihma sajab, ma ei tea, kuidas kaamerast näha on. Aga nüüd täna mul, seda videot hetkel vaatate, siis teist videot ma monteerin samaaegselt. Et ma tuleb nüüd täna üles 2 videot siis koos sellega. Et peale seda üks video veel, mis on siis ka nii-öelda hilinenud video, mis ma tegin loovtööks, landi valmistamine. Ja lant, mis tõesti tööle hakkas kohe esimese korraga, ilusti, korralikult. Nii et mitte midagi muutma ei peaks. Et ma tõmban veel ühe korra tal lakikihi peale, sest enne oli üks probleem sellega, aga mitte siuke, mis takistaks landi töötamist, lihtsalt igaks juhuks, et vett sisse tõmbaks endale. Pärast ei kuiva ära see puit ja läheb liiga raskeks. Ja mina lähen nüüd uuesti millalgi sinna kalale, aga ja see ka, et need maad olid, mis on kohe video alguses näha, et nendega oli küll pull lugu.
Ja siis mingeid asju, midagi ma nägin veel, mis ma tahtsin öelda, aga kui midagi on, siis panen alla video alla kirjeldusse, kui veel midagi meelde tuleb. Aga jah, nüüd subscribe, like, comment ja meie näeme juba järgmises videos, mis mingi aeg hiljem peale seda videot peaks üleval olema. Võib-olla äkki juhtub, et jääb homse kuupäeva sisse, aga selles suhtes siis ta on öösel üleval, sest mul on vaja täna ära monteerida need oi. Aga jah, head aega!